See Roga, ma praegu lappasin uudiseid, et sa ennem suunasid ühe huvitava uudise ühest rikast mehest, kes töötas aastakümne vaeseks saamise nimel, et kas sa oskad midagi kommenteerida nii targa mehe kohta, et kuidas see protsess peaks välja nägema? Kindlasti, et tegemist on siis klassikalise juhtumiga, idiotism. Siin on üks artikkel, räägib ühest 89-aastasest mehest, väga tark mees, olevat esimene kogu oma suguvõsast, kes kunagi ülikooli sattus, ettevõtlik ameeriklane ja tema siis leiutas siuksed asjad nagu tax-free poed lennujaamades. Ja ma lugesin järjest rohkem, inglise keeles on selline väljend nagu cringe, eesti keeles on siis siuke ebamugav, ebameeldiv. Hapu nägu. Hapu nägu tuli ette ja käed hakkasid värisema lausa. Ja tuleb välja, et mees siis käis ülikoolis, ma ei tea, mida tegemas ja mis ta sai siis kokku 8 miljardit või? 8 miljardit, jah. Ta otsustas, et ta jagab selle kõik laiali. Ta otsustas, et ta ei taha endale osta mitte ühtegi kinnisvara. Selle asemel elab San Francisco üürikorteris. Väga odav koht. Tal pole kunagi olnud autot ja tema 5 last abielus töötavad kelnerite ja koristajate. 1988 oli ta maailma 30 rikkaima inimese hulgas. Ja ta otsustas, et ta teeb oma elutööks selle, et ta kingib selle raha ära ja tahab saada vaeseks. Nüüd, kui ta on 89 aastat vana, eks põhimõtteliselt peaks hooldushaiglasse juba minema, et siis tuleb välja, et tema pangakonto on suht nulli läheb. Mis sa pakud, kuhu ta selle raha ära jagas? Ma eeldan, et ikkagi mustanahalistele võrkturundajatele ja Nigeeria printsidele. Kahjuks mitte Nigeeria printsidele. Tema otsustas erinevatele inimõiguste gruppidele selle jagada. Black Lives Matter. Rahu Põhja-Iirimaal, surmanuhtluse kaotamine ja Obamacare. Kas sa kujutad ette, kui palju need tüübid, kes on Rahu Iirimaal seda asja korraldavad, kui palju nad raha kõrvalt oma taskusse panid sealt ja naeravad selle tüübi üle? Ma usun, et päris meeletult. Rahu Põhja-Iirimaal saabub siis, kui 1-2 grupis sealt ära läheb. See on lihtne. Seal ei hakka kunagi niivis olema, et lojalistid ja unionistid hakkavad koos elama. Ja surmanuhtluse kaotamine on andke andeks. Tead, mina mõtlen, see on väga inetu tegu, sest kui sa enda raha niimoodi ära raiskad või lihtsalt ära annad, aga enda järglaste peale üldse ei mõtle siis või? Täpselt nii, et nagu ma loen 5 last, kelnerid ja koristajad, väga vahvad. Kujuta ette, kui sul oleks siuke lapsevanem, et ta on maailma 30 rikkama inimese sees ja siis ütleb, et aga sina poja pead olema koristaja. Kujutad ette, kui ebaaus see on, et lapsed peavad kuulama koolis, nooruses, põlves, terve enda ülejäänud elu peavad lapsed kuulama, et tead, teie vanaisa oli maailma kõige rumalam mees. No ja äkki see rumalus veel liigub geneetiliselt edasi ka, et ma ei näe, et siin lastest või lastelastest oleks saanud suured ettevõtjad või üldiselt tunnustatud inimesed, et on üks lause pühendatud neile, et kelnerid ja koristajad.